tekitada juurde lisakindlustust inimestele, kes soovivad paremat ravikvaliteeti või täiuslikku ravi ja sellega nii omavastutuse, lisakindlustuse kui süsteemi korrastamise ja lihtsustamisega tekitada olukorda, kus me suudame oma inimeste tervist veelgi parandada. Vot. Mis asi? Loomulikult me see diskuteerime. Aga mis haigel inimesel võiks olla sellise süsteemi vastu? Teil on lubada tavaline. Ei, aga ma ei tahangi seda rääkida, et see situatsioon, kui te olete meeldib, siis te teate ju näiteks teist lihtsalt statistikast, mis on seotud vastsündinute suuremast. Kus on vastsündinute suuremast? Kõige suurem Eestis. Kus on suurem vastsündinute suuremast? Kus? Kas Tallinnas või Tartus või muudes maakondades, kus on kehvema järjel haiged, kus on vähem sünnitusi, kus on vähem kogemust? Te olete meedik öelda, kus on? Aga ma tahangi öelda seda, et ravi kvaliteet on võtmeküsimus tervise tagamisel. Ja ravi kvaliteeti ei saa alla viia selle tõttu, et maakondadele tundub, et neil peab olema oma haigla. See on väiklane käitumine, mis täna toimub Eesti meditsiinis. See on vastutustundetu väiklane käitumine. Eestis sureb aastas 10 lapsi selle tõttu, et sünnitusabi ei ole piisav. Kõik, kogu lugu, see on statistika. Te võite öelda, et on tore, et meil on oma haigla, kuid ma ütlen, et see on vastutustundetu. Vastutustundetu on pidada. Niikuinii tõsine värk on, kes saavad otsivad tutvuse kaudu arste, ikkagi Tartusse või Tallinnasse. Ja kes ei saa, siis kes läheb õnneks või ei lähe. Ei, asi ei ole mitte hull, vaid asi on lihtsalt kallis. Asi on kallis, mitte hull. Ehk meie elanikkond peaks olema umbes 2-3 miljonit inimest, 5 miljonit inimest, siis oleks see väga vahva. Ma võin rääkida vahel täiesti ühe reaalse loo. Rääkige. Ta on üks vahet täiesti väga meditsiinilist vastutuaparaadid, vaktsineerimisaparaadid, söötmisõndiga. Koolis ja rääkis vastutuaparaadid. Ja mina, see lapse tulisid ja minu ema 3 inimest võimelised siin Viljandi maadus. Seda last loodama Viljandi haigla näiteks ei ole. Ja mul oli konkreetselt juhul, mulle vanne Tartusse vahetamast vaktsineerimisaparaati. Viljandi haigla ei olnud võimeline 5 tunnist last võtma hooldada, kuna laste osakonnas ei ole sees kahte tolu seina peale, et sa oleks... Minul ka nii head,